Tere tulemast kuulama koolitust tööjõuvajaduse prognoosidest. Käesoleva koolituse käigus räägime esmalt lahti peamised mõisted, mida tööjõuvajaduse prognoosides kasutatakse ning vaatame lähemalt, mida tööjõuvajaduse prognoosid üldse endast kujutavad ja milleks neid kasutatakse. Seejärel anname ülevaate Eestis koostatavatest tööjõuvajaduse prognoosidest. Räägime lahti erinevate prognooside metoodilise poole ning näitame, kust erinevaid prognoose leida. Samuti püüame selgitada, millal millist prognoosi otstarbekas oleks kasutada. Alustame peamistest mõistetest. Tööjõuvajaduse prognoosides on keskseteks mõisteteks tööjõunõudlus ja tööjõu pakkumine. Lihtsustatult öeldes on tööjõunõudlus töötajate hulk, keda tööandjad soovivad palgata. Tööjõu pakkumine on inimeste arv, kes on valmis tööle asuma. Tööjõunõudlust ja pakkumist saab käsitleda üldistatult, hõlmates tööturgu tervikuna, aga ka erinevate ametialade, tegevusalade ja haridustasemete lõikes. Näiteks võib vaadata, kui palju töötajaid vajatakse tervishoiu valdkonnas või veelgi detailsemalt, kui palju vajatakse tervishoiu valdkonnas näiteks arste, õdesid ja hooldustöötajaid. Tööjõunõudlust ja tööjõu pakkumist omavahel võrreldes saame teada, kas tööjõudu on piisavalt, liiga vähe või liiga palju. Kui inimesi on sama palju kui töökohti, on nõudlus ja pakkumine tasakaalus. Kui inimesi on rohkem kui töökohti, on tegemist tööjõu ülejäägiga. Kui töökohti on rohkem kui inimesi, on tegemist tööjõu puudujäägiga. Kui teatud ettevalmistusega töötajaid, näiteks raamatupidajaid, on rohkem kui tööandjad vajavad, võib sellise taustaga inimestel olla keeruline tööd leida, kuna tööturul on palju sarnase ettevalmistusega inimesi, kelle seast tööandja omale töötajaid saab valida. Samas nendel ametialadel, kuhu ei ole piisavalt sobiva ettevalmistusega töötajaid, on sobiva eriala omandanutel lihtsam tööd leida. Erinevate tegevusalade, ametialade ja haridustasemetega arvestamiseks on tööjõuvajaduse prognoosides aluseks erinevad klassifikaatorid. Ametite liigitamisel on kasutusel rahvusvaheline ametialade klassifikaator ISCO, mis võimaldab ametit sõltuvalt töö iseloomust grupeerida erinevateks ametialadeks. Tegevusalasid liigitatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK põhjal ning haridustasemete liigitamisel kasutatakse rahvusvahelist haridustasemete klassifikaatorit ISKED, mis võimaldab eristada nii haridustasemeid, aga ka omandatud erialasid. Kõik nimetatud klassifikaatorid on leitavad Statistikaameti lehelt. Nüüd räägime lähemalt tööjõuvajaduse prognoosidest. Et teada saada, kui palju ja millise taustaga töötajaid tööturul tulevikus vaja on, koostatakse tööjõuvajaduse prognoose. Prognooside koostamisel võetakse arvesse erinevaid tegureid, mis tööturul toimuvat mõjutavad. Nii näiteks arvestatakse erinevate demograafiliste arengutega, nagu näiteks rahvastiku vähenemine ja vananemine, ning samuti püütakse arvestada üldiste majanduse arengusuundadega ja ka näiteks tehnoloogia arenguga. Tööjõuvajaduse prognoose koostatakse enamasti tegevusalade ja ametialade lõikes, ehk siis analüüsitakse, kui palju töötajaid on tulevikus vaja näiteks ehituse, tervishoiu, hariduse või teistel tegevusaladel. Tööjõuvajaduse prognoosi tulemusi võrreldakse tööjõu pakkumisega ja leitakse, kas tööjõuvajaduse katmiseks on tulevikus töötajaid piisavalt, üle või hoopis puudu. Sõltuvalt sellest, kui pika perioodi peale ette tööjõuvajadust vaadatakse, saab tööjõuvajaduse prognoosid jaotada lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lisaks võivad tööjõuvajaduse prognoosid erineda sõltuvalt ka kasutatavast metoodikast. Kvantitatiivsed prognoosid tuginevad statistilistele andmetele. Samas kvalitatiivsed prognoosid lähtuvad valdkonna ekspertide hinnangust. Tööjõuvajaduse prognooside abil saadakse teada, milline olukord erinevatel tegevus- või ametialadel ees on ootamas ning selle pinnalt saavad nii poliitikakujundajad kui ka inimesed ise teha mitmeid olulisi otsuseid. Poliitikakujundajad näiteks saavad tööjõuvajaduse prognoosidest infot, milliseid erialasid ja millises mahus oleks tuleviku vajadusi silmas pidades otstarbekas kutse- või kõrgkoolides õpetada. Tööjõuvajaduse prognoosid on oluliseks sisendiks ka Töötukassale,
kes otsustab, milliste ametite ja oskuste omandamist näiteks töötust ennetavate meetmete raames toetada. Koolilõpetajatele annavad tööjõuvajaduse prognoosid infot, millised on need tulevikus perspektiivikad ametid, mida õppima tasuks asuda. Tööotsijad ja töökoha vahetajad saavad prognoosidest infot, millistele ametitele tööandjaid töötajaid tulevikus vajavad ning sellest lähtuvalt otsustada, millises valdkonnas on paremad võimalused tööd leida ning ennast vajadusel täiendada. Ning Töötukassa konsultantidele on tööjõuvajaduse prognoosid väärtuslikuks infoallikaks klientidele parimate soovituste andmiseks, nende karjääri kujundamisel ja oskuste arendamisel. Järgnevalt vaatame lähemalt Eestis koostatavaid tööjõuvajaduse prognoose. Eestis tegelevad tööjõuvajaduse prognooside koostamisega 3 asutust: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kutsekoja juures tegutsev OSKA meeskond ja ka Töötukassa. Järgnevalt räägime kõigist 3 tööjõuvajaduse prognoosist veidi lähemalt. Esimesena hakkas tööjõuvajaduse prognoose koostama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et saada tuge majandust ja tööturgu puudutavate otsuste tegemiseks. Nende prognoosi puhul on tegemist statistilise mudeliga, mis põhineb peamiselt tööjõu-uuringu ja rahvaloenduse andmetel, kuid võtab samas arvesse ka erinevaid majandusnäitajaid, arengukavades toodud suundumusi ja ekspertarvamusi. Prognoosi uuendatakse igal aastal ning see kajastab tööjõunõudlust ja pakkumist järgmise 10 aasta vaates. Prognoos analüüsib nii seda, kuidas muutub vajadus töötajate järgi erinevatel tegevus- ja ametialadel, kui ka seda, kui paljud kutse- ja kõrghariduse lõpetajad erinevatele tegevus- ja ametialadele võiksid tööle liikuda ning kas neid on tööjõuvajaduse katmiseks piisavalt. Etteruttavalt olgu mainitud, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb oma tööjõuvajaduse prognoosimisel tihedat koostööd OSKAga, andes sisendit OSKA valdkondlikesse uuringutesse ja OSKA üldraportisse. Sama kehtib ka vastupidi. OSKA uuringute tulemusi võetakse arvesse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoosi koostamisel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoosi tulemused on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel. Samas soovitame prognoosi tulemustest parema ülevaate saamiseks lugeda OSKA kodulehel avaldatud raportit Eesti tööturg täna ja homme. See põhineb suuresti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoosi tulemustel ja annab lisaks hea ülevaate Eesti majanduse ja tööturu olukorrast tervikuna. Käesoleval slaidil on toodud üks näide nimetatud raportis toodud joonisest, kus on näidatud järgmise 10 aasta jooksul enim kasvavad ja enim kahanevad tegevusalad. Jooniselt on näha, et enim on oodata töötajate arvu kasvu tarkvaraarenduses ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas. Töötajate arv kahaneb enim hariduses ning avaliku halduse ja riigikaitse tegevusalal. Järgmisena vaatame lähemalt OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringuid, mida koostab Kutsekoja juures tegutsev uuringumeeskond. OSKA uuringute ajendiks oli vajadus tööjõuvajaduse ja pakkumisega seotud aspekte põhjalikumalt avada ja vaadata lähemalt ka tööturul vajaminevaid oskuseid. OSKA uuringutes analüüsitakse, kui palju ja milliste oskustega töötajaid on tööturul järgmise 10 aasta jooksul vaja. OSKA uuringud viiakse läbi valdkondade lõikes. Kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsis tööjõuvajadust tegevusalade lõikes, tuginedes tegevusalade klassifikaatorile ehk EMTAK-ile, siis OSKA uuringutes on valdkondade defineerimisel kasutusel veidi teistsugune lähenemine. OSKAs on majandus jagatud 24 valdkonnaks, mis koosneb oma olemuselt sarnastest tegevus- või ametialadest. Näiteks on üheks OSKA valdkonnaks metsandus- ja puidutööstus, hõlmates nii metsanduse kui puidutööstuse tegevusalasid. Mõned OSKA valdkonnad, nagu näiteks personalitöö, on moodustatud ametialapõhiselt, hõlmates personalitööga tegelevaid töötajaid erinevatelt tegevusaladelt.
Samas on ka valdkondi, mis on moodustatud tegevusala kui ametialade kombineerimisel. Näitena võib siin tuua info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna, mis hõlmab nii IKT tegevusala kui ka erinevaid IKT ameteid teistel tegevusaladel. Igal aastal valmib 5–6 valdkondlikku OSKA uuringut. Kõikide uuringute raames moodustatakse valdkondlikud eksperdikogud, kuhu kutsutakse parimad asjatundjad vastava valdkonna tööandjate hulgast, õppeasutustest ja riigiasutustest. OSKA uuringutes hinnatakse tööjõu ja oskuste vajadust valdkonna põhikutsealade lõikes. Valdkonna põhikutseala on sarnaste ametite kogum mingis kindlas valdkonnas. Põhikutseala hõlmab töö iseloomu, töötajate kutseoskuste ja haridusliku ettevalmistuse poolest sarnaseid ameteid, mis eeldavad valdkonna spetsiifilisi kompetentse. Näiteks sotsiaaltöö valdkonnas on ametid jagatud järgmisteks põhikutsealadeks: juhid sotsiaaltöö valdkonnas, sotsiaaltöötajad ja nõustajad, lapsehoidjad ja asenduskodutöötajad, hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, tugiisikud. Sotsiaaltöö valdkondlikus uuringus keskendutakse just nende põhikutsealade tööjõu ja oskuste vajaduse hindamisele. Kõik OSKA valdkondlikud uuringud koostatakse sama metoodika alusel ning uuringute koostamisel kasutatakse nii statistilisi andmeid kui ka kogutakse infot valdkonna ekspertidelt selle valdkonna tööjõudu, oskusi ja haridust puudutavatel teemadel. Selles tabelis on toodud ära OSKA valdkondlike uuringute ajakava, uuringute valmimise aasta järgi. Rasvases kirjas on toodud need valdkonnad, mis on juba läbi analüüsitud ning mille raportid on OSKA kodulehel avaldatud. Kõik valdkondlikud uuringud on sarnase ülesehitusega. Nagu juba eespool ka mainitud sai, on OSKA uuringud oluliseks sisendiks ka Töötukassale. OSKA uuringuid kasutatakse nende ametite väljavalimisel, mille õppimist Töötukassa töötust ennetavate meetmete raames toetab. Need on ametid, mille tööjõuvajadus tulevikus kasvab ning kuhu juba praegu töötajaid napib, ehk teisisõnu, mille tööjõunõudlus on suurem kui pakkumine. Käesoleval slaidil on sotsiaaltöö valdkonna näitel kirjeldatud, kuidas toetatavad ametid Töötukassas välja valitakse. OSKA uuringutest saame teada, millised põhikutsealad sotsiaaltöö valdkonnas olemas on. Samuti saame teada, kuidas muutub järgmise 10 aasta jooksul erinevate põhikutsealade tööjõuvajadus, ehk millistel põhikutsealadel vajatakse rohkem töötajaid ning millistel vähem. Lisaks annavad OSKA uuringud infot, kas kutse- ja kõrgkoolides valmistatakse ette piisavalt töötajaid, kes erinevatel põhikutsealadel võiksid töötada. Selle info alusel saabki välja valida kasvava tööjõuvajadusega põhikutsealad, mille nõudlus ületab pakkumist. Viimasena räägime lähemalt Töötukassa poolt koostatavast tööjõuvajaduse baromeetrist. Tööjõuvajaduse baromeetrid koostatakse 2 korda aastas ning selle raames hinnatakse tööjõuvajadust järgmisel 12 kuul maakondade lõikes. Baromeetrid koostavad Töötukassa maakondlike osakondade töötajad, kaasates eksperte maakondlikest arengukeskustest või kutseõppeasutustest. Baromeetri koostajateks on seega inimesed, kes puutuvad oma igapäevatöös pidevalt kokku oma piirkonna tööotsijate ja tööandjatega, omades seeläbi parimat infot kohalikul tööturul toimuvast. Hinnangud tööjõuvajadusele antakse ametialade lõikes. Hinnatakse, kuidas muutub nõudlus erinevate ametialade töötajate järele järgmisel 12 kuul. Kas erinevatel ametialadel on oodata nõudluse suurenemist, vähenemist või jääb nõudlus samaks? Samuti antakse hinnang, kuidas muutub erinevate ametialade tööjõunõudluse ja pakkumise vaheline tasakaal. Millistel ametialadel on 12 kuu pärast tööjõu ülejääk, puudujääk või tasakaal? Kõigepealt vaatame kaardirakendust. Kaardirakendus võimaldab jälgida kindlaid ametialasid maakondade võrdluses. See võimaldab vaadata nii tööjõunõudluse muutust järgmise 12 kuu jooksul kui ka tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu 12 kuu pärast. Huvipakkuva näitaja valimiseks peate linnutama vastava valiku.
ning huvipakkuva ametiala peate sisestama hinnatud ametiala kasti. Käesoleval slaidil on toodud baromeetri tulemused tervishoiuasutuste hooldajate kohta. Vasakpoolselt pildilt näeme, et järgmise aasta jooksul enamikes maakondades nõudlus hooldajate järgi ei muutu. Samas Harjumaal, Lääne-Virumaal, Tartumaal, Põlvamaal ja Saaremaal nõudlus hooldajate järgi kasvab ning Valgamaal on oodata hooldajate vajaduse järsku suurenemist. Parempoolsel pildil näeme, et enamikes maakondades on järgmisel 12 kuul hooldajatest puudujääk või suur puudujääk. Kaardirakenduse abil saate seega jagada oma klientidele infot konkreetse ametiala kohta ning vaadata, millistes maakondades sellel ametialal võiks olla lihtsam tööd leida. Liikudes noolega konkreetse maakonna kohale on võimalik näha ka baromeetri koostamisel lisatud hinnanguid, mida koos kliendiga ametiala valikul läbi tasuks arutada. Näiteks hooldajate puhul on välja toodud, et töö eeldab head füüsilist vormi, töö toimub vahetustega ning teinekord palgaootused ei ole tegelikkusega vastavuses. Baromeetri postrivaade võimaldab vaadata, milliste ametialade esindajaid on Eestis tervikuna või mingis kindlas maakonnas 12 kuu pärast üle, milliseid on piisavalt ning milliseid puudu. Slaidil toodud näite põhjal näeme, et näiteks Põlvamaal on 12 kuu pärast suur puudus logopeedidest, hooldajatest, keevitajatest, kokkadest ja veoautojuhtidest. Klientidega, kes näiteks Põlva maakonnas tööd otsivad, saate selle info põhjal arutada, kas nad oleksid valmis sellistele töökohtadele tööle asuma ja vajadusel mõnel sobival koolitusel osalema. Baromeetri tabelivaade võimaldab võrrelda erinevaid ametialasid maakondade ja laiemate ametigruppide lõikes. Näiteks tuleb teie juurde klienditeenindaja taustaga klient, kes sooviks töötada Kagu-Eestis ja asuda tööle teenindus- või müügitöötajana. Baromeetri tabeli vaates saate sel juhul valida Võru, Valga, Põlva maakonnad ning müügi- ning teenindustöötajate ametigrupi. Seejärel kuvatakse tabelis kõik vastava piirkonna müügi- ja teenindustöötajate ametialad. Tabelist on näha, et selles piirkonnas on näiteks suur puudus kokkadest ja hooldajatest tervishoiuasutustes. Selle info põhjal saate koos kliendiga arutada, kas need võiks olla sobivad ametid. Lõpetuseks kordame lühidalt üle tööjõuvajaduse prognooside olulisemad erinevused. Eestis koostavad tööjõuvajaduse prognoose 3 asutust: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kutsekoda ja Töötukassa. Nimetatud prognooside koostamiseks kasutatakse erinevat metoodikat. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoos on oma olemuselt kvantitatiivne, Töötukassa tööjõuvajaduse baromeeter kvalitatiivne ning OSKA uuringute puhul on tegemist kombineeritud lähenemisega, kus kasutatakse nii statistilisi andmeid kui ka valdkondlikelt ekspertidelt kogutavat infot. Prognoosid erinevad üksteisest hõlmatava ajaperioodi poolest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja OSKA prognoosid on pikaajalise vaatega. Baromeeter seevastu annab ülevaate lühiajalisest tööjõuvajadusest. Prognoose koostatakse erineva sagedusega. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium uuendab oma prognoosi igal aastal. OSKA puhul viiakse uuringud läbi valdkondade kaupa ning igal aastal valmib 5–6 valdkondlikku uuringut. Töötukassa tööjõuvajaduse baromeetrit koostatakse 2 korda aastas. Tööjõuvajaduse prognoosid erinevad ka oma detailsusastmelt. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoos käsitleb tööjõuvajadust tegevusalade ja ametialade lõikes. OSKA uuringute puhul on jaotatud majandus 24 valdkonnaks ning tööjõuvajadust hinnatakse valdkonna põhikutsealade lõikes. Baromeeter põhineb ametialadel ning suur väärtus baromeetri puhul on see, et tööjõuvajadust hinnatakse ainsana maakondade lõikes. Millistel juhtudel erinevaid tööjõuvajaduse prognoose klientide nõustamisel siis ikkagi kasutada? Kliendi nõustamisel pikemaajaliste karjäärivalikute ja oskuste arendamise osas soovitame lähtuda pikaajalistest tööjõuvajaduse prognoosidest. Kõige põhjalikuma info tuleviku tööjõu ja oskuste vajaduse kohta annavad OSKA uuringud.
Samas ei ole kõikides valdkondades OSKA uuringuid veel läbi viidud, mistõttu veel uurimata valdkondade tööjõuvajaduse osas tasuks lähtuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi prognoosist. Lihtsam viis selleks on tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja OSKA koostöös valminud raportiga Tööturg täna ja homme, mis on leitav Kutsekoja OSKA lehelt. Kliendi nõustamisel lähiaja töövõimaluste osas tasub kasutada tööjõuvajaduse baromeetrit. Baromeetrile toetudes saate koos kliendiga vaadata, milliste ametialade töötajaid tööandjaid enim otsivad, ehk millisel ametialal on tööd seega lihtsam leida. Samuti annab baromeeter infot, millist eriala tasub õppida, et parandada väljavaateid tööd leida või millises piirkonnas võiks klient sobivat tööd leida. Sellest, kuidas konsultandid oma igapäevatöös baromeetrit kasutada saavad, saate täpsemalt kuulata juba järgmises koolitusmoodulis. Tänan teid kuulamast ja edukat tööjõuvajaduse prognooside kasutamist!